Kõigepealt ma loen 2 salmi. Esimene nendest on Taaveti laulust 119 ja salm 103. Kui magusad on su sõnad mu suu laele, need on enam kui mesi mu suus. Ja teine on Hebrea 4. peatükist 12. salm. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ja tungib läbi seni, kui ta lõhub hinge ja vaimu, ka liikmete sooned ja üdi ja on mõtete ja südamenõude äramõistja. Millest tuleb siis, et see sõna, mille kohta Taavet võis öelda, et see sõna on tema suu laele, magus kui mesi, tähendab midagi head ja kallist on selles, midagi armast. Ja Hebrea kirja kirjutaja ütleb, see sõna on terav kui kaheterane mõõk. Need on nagu 2 erilist suhtumist Jumala sõna poolt meile. Ja see on sõltuv sellest, milline on meie vahekord Jumalaga. Kuidas käime me Jumala teel, nõnda suhtub ka Jumala sõna meisse. Lähemalt õppida tundma Jumala ja uskliku vahekorda, selleks ma loen 1. ajaraamatust 21. peatükist salmid 1-18 ja 26-30. Ja saatan seisis Iisraeli vastu ja kihutas Taavetit, et ta Iisraeli rahva pidi ära lugema. Ja Taavet ütles Joabi vastu ja rahvavürstide vastu, minge lugege Iisrael ära Beersebastanist saadik ja tooge mu kätte, et ma nende arvu saan teada. Ja Joab ütles, Jehova lisagu oma rahva juure 100 võrra enam, kui neid on. Eks need mu isand kuningas ei ole kõik mu isanda sulased. Mispärast püüab mu isand seda, mispärast peab see Iisraelile süüks tulema? Aga kuningas sõna mõõdus enam kui Joabi. Ja Joab läks välja ja käis kõik Iisraeli läbi ja tuli jälle Jeruusalemma. Ja Joab andis ära loetud rahva arvu Taaveti kätte ja kõiki Iisraeli mehi oli 11 100 korda 1000, kes võisid mõõka välja tõmmata, ja Juuda mehi 470 korda 1000, kes võivad mõõka välja tõmmata. Aga Leevi ja Benjami lapsi ei lugenud ta mitte ära nende sekka, sest kuninga sõna oli Joabi meelest üks hirmus asi. Ja see asi oli paha Jumala meelest, seepärast lõi ta Iisraeli maha. Ja Taavet ütles Jumala vastu, ma olen suure patu teinud, et ma olen seda teinud, aga nüüd lase palun maa oma sulase ülekohus mööda minna, sest ma olen väga jõledaste teinud. Ja Jehova rääkis Taaveti nägija Kati vastu ja ütles, mine ja räägi Taaveti vastu ja ütle, nõnda ütleb Jehova. 3 asja panen ma su ette, vali enesele üks neist ära, mis ma sulle pean tegema. Kas 3 aastat peab nälg tulema, ehk kas 3 kuud sind peab ära kaotatama su vihameeste eest, et su vaenlaste mõõk sind kätte saab, ehk kas Jehova mõõk ja katk 3 päeva siin maal peab olema, et Jehova ingel kõigi Iisraeli rajade peal ära rikkumist teeb. Ja nüüd vaata, mis vastusse pean ma sellele jälle viima, kes mind läkitanud. Siis ütles Taavet Kati vastu, mul on väga kitsas käes, ometi tahan ma Jehova kätte langeda, sest tema alastus on väga suur, aga inimeste kätte ei taha ma mitte langeda. Ja Jehova saatis katku Iisraeli sekka ja Iisraelist langesid 70 000 meest. Ja Jumal läkitas ingli Jeruusalemma poole seda ära rikkuma ja kui ta pidi ära rikkuma, vaata Jehova kahetses seda kurja ja ütles ära rikkuja inglile, küll ju, võta nüüd oma käsi tagasi. Ja Jehova ingel seisis Ornani Jeebusi mehe rehealuse juures. Ja Taavet tõstis oma silmad üles ja nägi Jehova ingli maa ja taeva vahel seisvad ja tema paljas mõõk ta käes. See oli Jeruusalemma peale välja sirutatud. Siis heitis Taavet ja vanemad silmili maha kotiriided seljas. Ja Taavet ütles Jumala vastu, eks mina ole käskinud rahva ära lugeda ja mina olen seesama, kes pattu teinud ja õieti kurja teinud, aga mis on need sinatsed lambad teinud? Oh Jehova mu Jumal,
et olgu su käsi minu vastu ja mu isa soo vastu, aga mitte su rahva vastu nuhtluseks. Ja Jehova ingel ütles Gadi vastu, et ta Taavetile pidi ütlema, et Taavet pidi üles minema altarid üles tegema Jehovale Jeebuse mehe Ornani rehe aluse kohta. Ja Taavet ehitas sinna altari üles Jehovale ja ohverdas põletamise ja tänuohvrid ja ta hüüdis Jehova poole ja tema vastas temale tulega taevast põletamise ohvri altari peale. Ja Jehova ütles inglile, et oma mõõga pidi tuppe pistma. Sel ajal, kui Taavet nägi, et Jehova temale ei vastanud Jeebuse mehe Ornani rehe aluse, siis ohverdas ta seal. Aga Jehova maja, mis Mooses kõrves oli teinud ja põletamise altar oli sel ajal kõrge paiga peal Gibeonis. Ja Taavet ei võinud mitte sinna ette minna Jumala nõudma, sest ta oli ära ehmatanud Jehova ingli mõõga pärast. Taavet oli noor mees oma isakojas, kus ta puutus kokku oma Jumalaga. Ja nii palju, kui tema noorusest räägib Jumala sõna, siis me näeme, et juba noores eas karjapoisina olles usaldas Taavet oma Jumalat. Samuti me teame, kuidas tema täielikult usaldas Jumalat, minnes selle võimsa sõjamehe vastu, Goljati vastu. Ja ta ütles, et mitte oma käsivarre peale ei looda, vaid tema loodab Jehova oma Jumala peale ja see on vägev abi tooma. Taavet oli alles karjasena oma isa juures, kui sinna tuli prohvet Samuel ja võidis Taaveti kuningaks. Taavet oli Jumala poolt nüüd kuningaks määratud, aga kuningriiki valitses veel Saul. Saul oli Jumala käskudele vastu pannud ja Jumal oli tema hukka mõistnud, aga kuningriik oli veel Sauli käes. Saulil oli mitmeid kokkupuutumisi Taavetiga. Taavet oli ju tegelikult Jumala poolt juba kuningaks võitud. Saul seda ei teadnud, sest Samuel kartis Sauli, kui ta Taavetit kuningaks võitis ja ütles, kui Saul seda teada saab, siis ta tapab mu. Ja see toimus salaja, aga Taavet teadis seda, et ta on juba võitud kuningaks Iisraeli üle. Aga aastad järgnesid aastatele. Taavet oli vahepeal Sauli juures kandlemängijaks, et kui kuri vaim tuli Sauli peale ja siis Taavet kannelt mängis, siis see vaim lahkus. Ja me mõistame siis seda olukorda, kus võitud kuningas mängib kannelt selle langenud kuninga jalge ees. Aga Jumal oli temaga ja Taavet jäi alandlikuks. Ta jäi alandlikuks ka siis, kui rahvas oleks olnud nõus teda tõstmagi kuningaks. Saul teadis seda, Saul püüdis Taavetit kõrvaldada. Ja Taavet põgenes mitmel korral jälle Sauli eest. Saul nägi ka seda, et Taavetil on eriline osadus Jumalaga ja kui ükskord oli Taavet jälle põgenemas koos oma pooldajatega Sauli eest, siis oli selline võimalus, kus nad oleksid saanud Sauli ära tappa. Ja mehed ütlesid, näed, Jumal on Sauli andnud sinu kätte. Ja siis ütles tema, ei, ärge puutuge Jehova võitud mehe külge. Sest oli see aeg, kus Jumal oli ka Sauli võidnud. Kui Saul nägi seda, kuidas Taavet temasse suhtus ja Taavet teda mitte ära ei olnud tapnud, siis Saul ütleb Taavetile, ja nüüd vaata, ma tean, et sa tõesti kuningaks saad ja Iisraeli kuningriik jääb sinu kätte seisma. Ühel päeval siiski Jumal pidi selle otsuse tegema, kuningriik Sauli käest ära võetakse ja ühes lahingus Saul iseenda hukkas. Nüüd oleks olnud Taavetil aeg ennast üles tõsta nii-öelda ja kuningaks kuulutada, sest ta oligi tegelikult kuningas. Aga Taavet oli alandlik mees. Ta ei läinud mitte ise nõudma endale kuningriiki ja nüüd sai terve Iisraeli
riik koos Juudaga Taaveti kuningriigiks. Palju oli vaenlasi ümberringi, kes püüdsid seda järjest võimsamaks muutuvat riiki vallutada. Ja Taaveti mõjuvõim kasvas järjest. Aga see mõju ei olenud mitte Taavetist, vaid see, et ta võitu sai oma vaenlaste üle, see oli sõltuv Jumalast. 2. Samueli raamatu 18. peatükis on kirjutatud: sest Jehova saatis Taavetile abi kõigis paigus, kuhu ta läks. See on öeldud sellepärast, et Jehova oli see, kes terve selle võiduka Taaveti elu taga seisis. Ilma Jehova abita ei oleks ka Taavet midagi saanud saavutada, kuigi tema kohta oli öeldud, et ta oli vägev sõjamees. Aga mis juhtus siis Taavetiga, et see mees, kes terve oma eluaeg oli ääretult usaldunud Jumalale, et nüüd korraga tema elus ka toimus selline patt, millest me siin lugesime. Siin oli öeldud: ja saatan seisis Iisraeli vastu ja kihutas Taavetit, et ta Iisraeli rahva pidi ära lugema. Jumalast oli antud korraldus, et rahvast ei tohi mitte lugeda. Ja nüüd korraga Taavet võttis selle ette. Taavet tundis juba oma vägevust ja suurust. Kuningriik oli võimsaks saanud. Tal oli tohutu sõjavägi juba. Ja nüüd tema tundis uhkust selle üle, mida oli tema saavutanud selles kuningriigis. Ja uhkuse moment on see, mis tõmbab tähelepanu endale. Ja selle tähelepanu tõmbas endale Taavet nii saatana poolt kui ka Jumala poolt. Sest huvitav on üks kirjakoht veel, see on kirjutatud 2. Samueli 24. peatükk. Kui me eelmises kirjasõnas lugesime: ja saatan seisis Iisraeli vastu ja kihutas Taavetit, siin on öeldud: ja Jehova viha süütis veel põlema Iisraeli vastu ja ta kihutas Taavetit nende vastu, et ta ütles: mine loe Iisraeli ja Juuda rahvas ära. Tähendab sama küsimus, rahva üle lugemine. Ühel pool on öeldud saatan kihutas, teisel pool on öeldud ja Jumal kihutas. Ja tekib küsimus, kumb siis kihutas? Kui ühele Jumala inimesele tekib uhkus, siis tegelevad sellega inimesega juba mõlemad, nii saatan kui Jumal. Saatan leidis võimaluse, et nüüd midagi pakkuda seda, mis käib Jumala käsu vastu. Saatan teadis seda, et see käsk on hirmus Jumala meelest, öeldes mine ja loe. Jumal tundis seda, et Taavetis on tekkinud uhkus, mis viib ta temast kaugemale, mis kaotab usalduse tema vasta. Ja nüüd oli Jumalal tarvis leida abinõu, et see olukord uuesti saavutada, et Taavet muutuks jälle selleks alandlikuks Taavetiks, kes ta enne oli. Kui oli ära loetud rahvas, siis Taavet mõistis seda, millega ta oli hakkama saanud, et ta oli Jumala käsust üle astunud. Teda oli hoiatatud enne. Siin oli kirjutatud Joabist, Taaveti sõjavägede juhatajast. Ja Joab ütles: Jehova lisagu oma rahva juurde 100 võrra enam, kui need on. Eks need mu isand kuningas ei ole kõik mu isanda sulased, mis pärast püüab mu isand seda, mis pärast peab see Iisraeli süüks tulema, aga kuninga sõna mõõdus enam kui Joabi. Joab tuli kuningat hoiatama, et ära tee mitte seda, et see võib tulla õnnetuseks rahvale. Aga kuninga mõju on ju suurem. Mis oli Joab? Joab oli ainult sõjavägede ülemjuhataja ja kas nüüd see oleks sobinud, et tema sõna rohkem maksab, kui maksab kuninga sõna? Ka siin on juba märgata seda uhkuse ja oma isekuse tunnet, et mitte järgi anda sellele, kes temast nagu madalamal kohal oli. Aga nüüd, kui oli möödunud rahva loendus, siis hakkas kuningas mõistma, millega ta on hakkama saanud.
ja Taavet ütles Jumala vastu, ma olen suure patu teinud, et ma olen seda teinud. Aga nüüd lase palun ma oma sulase ülekohus mööda minna, sest ma olen väga jõledasti teinud. Taavet tundis, et on väga pahasti teinud ja nüüd ta palub, et Jumal laseks selle ülekohtu mööda minna. Aga see palve ei olnud veel alandumine Jumala ette. Me võime ka väga väliskaudselt ka Jumala käest andeks paluda omagi eksimusi. Jumal anna andeks ja kõik on korras. Ei, Jumal saatis oma nägija või oma prohveti ja andis talle sõnumi, kus Taavet pidi nüüd otsustama. Ja siin oli 3 karistust antud. Sest kui on olnud eksitus Jumala vastu, siis järgneb sellele karistus. Ja selleks karistuseks on sageli haigused. Siin oli katk, mis pidi 3 päeva möllama. Ja Taavet siiski tahtis usaldada veel Jumalat. Võib-olla ta lootis ka, et ehk Jumal siiski veel armu annab, sest teised karistused olid sõltuvad juba inimestest. Aga siin oli puhtalt Jumala karistus, Jumala ingel tuli karistust täitma. Ja algas raske nuhtlus Iisraeli rahvale. Siin oli 70 000 meest langes. See on määratu sõjavägi. See vägi, mis oli Taavetile olnud uhkuseks ja nagu teda üles tõstnud, see sai nüüd sellise kahju osaliseks. Nüüd oleks võinud Taavet mõelda, no olgu, 3 päeva. 3 päeva möllab katk ja Jumal on ruhanud mitte rohkem ja siis tuleb lõpp sellele. Ja sellega oleks see küsimus lahendatud. Rahvas ei tea ju seda, et see katk sellepärast on. Nii kui ikka katkud ja niisugused epideemiad levivad, ega sinna keegi midagi teha ei saa. Ja on haigusi, mis tulevad meile tõesti ainult võib-olla nakkusliku epideemia teel, aga on ka neid, mis tulevad Jumala karistusena. Võib-olla me sageli seda ei mõistagi, et häda ja viletsus, see on Jumala karistusena, sellepärast, et Jumala rahvas on pattu teinud ja me nagu lepime sellega, ja mis seal ikka, tuleb aeg ka, millal see lõppeb jälle. Aga Taavet teadis seda, et see on tema patu süü. Ja nüüd tuli see aeg, kus ta juba tõsiselt alandas ennast Jumala ette. Ja siin me lugesime, ja Taavet heitis maha koos vanematega ja kotiriided seljas. See oli Taaveti paastu aeg, kus ta oli silmili maas Jumala ees, palumas, et see Jumala karistus lõppeks. Kuigi oli teada ju, 3 päeva ainult see kestab, nii oli Jumala otsus. Aga midagi oli tarvis veel, et see karistus lõppeks ja see oli tarvis Taaveti alandamist. Ja Taavet nägi, Jumala mõõk on sihitud Jeruusalemma peale, Jumala linna peale. Selle mõju oli Taavetile niivõrd tugev, et ta ütles, oh Jehova mu Jumal, et olgu su käsi minu ja mu isa soo vastu. Aga mis on need teinud? Nüüd ta tundis, see on tema patu tagajärg, et selline karistus ja nuhtlus on rahva peal. Ja ta oli valmis, et tema ja ta isa sugu saaksid karistatud, aga mitte teised. Ja siingi Taavet tunneb seda, tema ja tema isa sugu, need oleks väärt hukkuma, selle asemel, et terve rahvas hukkuks. Nüüd Jumal nägi seda sügavat Taaveti patu kahetsust. Ta ütles inglile, pane oma mõõk tuppe. Ja lakkas karistus. Aga Jumalale oli sellest siiski veel vähe. Pidi saabuma lepitus Jumala ja Taaveti vahel. Ja ta ütles, ehita mulle altar üles ja ohverda seal põletamise ja tänuohvrid. Ja Taavet tegi seda.
kui meie elus on olnud pattu, siis on tarvis sellele meie kahetsus, meie alandumine Jumala ette ja lepituse otsimine Jumalaga. Taavet leidis selle. Jumal ise näitas talle tee, kuidas lepitada. Meile on antud võimalus lepitus Jeesuse Kristuse läbi. See lepitus on juba teostunud. Aga kas meie oleme selle lepituse osalised? Taavet mõistis, kui oluline on Jumala käsk ja selle täitmine. Kui tal oli varem selline usaldus, kui ta tundis seda, kuidas Jumala sõna teda iga päev saadab, kui armsad on Jumala sõnad ja kuidas ta ööd ja päevad neid uurib, siis siin me lugesime viimases salmis ja Taavet ei võinud mitte sinna ette minna Jumalat nõudma, sest ta oli ära ehmatanud Jehova ingli mõõga pärast. Selle sündmuse mõju oli Taavetile niivõrd sügav, ta mõistis, kui kardetav on Jumala sõna. See sõna, mis enne oli talle magus kui kärjemesi, oli nüüd olnud talle nagu 2 teraga mõõgaks, mis seisis tema ja Jumala vahel. Kuidas suhtub täna Jumala sõna meisse kui Jumala rahvasse? Kas tunneme meie rõõmu Jumala sõnast ja seda tunneme siis, kui me käime alandlikult Jumala teedel, kui meie südames on alandus Jumala ees. Ja alandus seisab selles, nagu oli see Taaveti elus. Me oleme alandlikud ja peame olema alandlikud üksteise suhtes. Alandlikud nende suhtes, kes on Jumalast pandud meie õpetajateks ja juhatajateks. Alandlikud selles, et me ei otsi mitte suuri asju. On olemas sellist pattu, mida saab igaüks teha, aga on olemas pattu, mida saavad teha ainult need, kes on rahva juhid. Taaveti patt seisis selles, tema oli rahva juht. Tema olid suuremad nõuded Jumala ees. Rahvast üle lugeda ei oleks saanud mitte või seda korraldust teha ükskõik kes Iisraelis. Seda oli võimalik ainult kuningal teha. On ka tänapäeval olemas sellist pattu, mida saavad teha ainult need, kellel on eriülesanded Jumalalt, keda Jumal on pannud juhtijaks ja valvajaks oma koguduse üle. Ja kui seal tekib patuvahekord Jumala ja tema sulase vahel, siis selle all võib kannatada terve rahvas, terve kogudus. Aga kui Jumala karistus on saabunud, siis siin mitte Taavet üksi ei olnud, kes läks kahetsedes Jumala ette, vaid temaga koos ka rahva vanemad. Kõik olid kotiriides maas ja palusid armu Jumala käest. Meil on ka antud Jumalast aeg täna, kus me tahaksime kõik alandlikult paluda Jumalat, et need asjad, mis ka meie kogudust häirivad, puudutavad, need vead ja puudused, need hädad, mis on tabanud ka meie koguduse liikmeid, et need Jumal võtaks kõrvaldada. Aga see toimub siis, kui me sügavalt alandame ennast Jumala ees ja siis võtab tema meid ülendada. Ülendamine ei seisa selles, et me korraga tunneme, et me oleme paremaks saanud, et me oleme vaimulikult kõrgemale saanud või kasvanud vaimulikult, ei. Mida rohkem Jumal ühte last ülendab, seda alandlikumaks ta saab. Ja selles ongi suur jumalik tõde. Me peame nõudma taga alandust Jumala ees.
ja ülendamine seisab selles, et Jumal meie sees saab suuremaks, aga mitte meie ise. Annaks Jumal seda meile, et tema sõna ei peaks olema meile kui mõõk, vaid nagu Taavet seda võrdles, nagu kärjemesi, kus me tunneme oma sügavat rahuldust selles, kui me loeme Jumala sõna, me tunneme, kuidas Jumala sõna meid kosutab ja kuidas Jumala sõna kaudu saabub meile jõud elada sellist usuelu, nagu Jumal seda ootab meilt. Aamen.